Tere! Teeme nüüd läbi graafiku joonistamise. Kõigepealt kirjutan välja endale vihikusse funktsiooni valemi ja siis ma pean tegema tabeli. Kuna ma näen, et tegemist on ruutfunktsiooniga, siis ma tean, et graafikuks on just parabool. Parabooli joonistamiseks on sul vaja võtta tabelisse 7 punkti. Kuna sa näed, et sul on ainult ruutliige, siis see parabool on ilusti Y-telje ümber ning sul piisab, kui sa võtad tabelisse X väärtused -3-3. Alati, kui sul on ainult ruutliige, siis piisab sellisest tabelist. Et võtan väärtused -3-3. Ja nüüd hakkan siis arvutama neid väärtusi. Nii. -3 ruudus on 9 ja 0,25 korrutamine on sama hea kui 4 jagamine. 9 jagatud 4 on 2,25. Nii, paneme X asemel -2. -2 ruudus on 4, 4 jagatud 4 on 1. -1 ruudus on 1, 1 jagatud 0,20 korrutada 0,25 on 0,25. 0 ruudus on 0 ja korrutan 0,25, see on ikka 0. 1 ruudus on täpselt samamoodi 1, 0,25 korda 1 on 0,25. 2 ruudus on 4, 0,25 korda 4 on 1 ja 3 ruudus on 9, saan samamoodi siia 2,25, sest 9 jagatud 4 on 2,25. Nüüd ma pean tegema koordinaatteljastiku. Nii. Ja hetkel ma teen niimoodi, et mul on ühiku pikkuseks 2 ruutu. Mul programm pani kirja ka need 0,5 ja 1,5 ja need täisarvude vahepealsed. Need. Sa ei pea seda tegema, aga sa võid. Ja nüüd, kui ma hakkan märkima punkti -3, 2,25, siis see jääb -3 X-teljelt ja Y-teljelt 2 ja 2,5 vahepeal, et jääb siia ruudu keskele, eks. Nii. Ja sarnaselt märgin ära ka kõik ülejäänud punktid. -2, 1, -1, 0,25, 0, 0, 1, 0,25, 2, 1 ja 3, 2,25. Ühendan vaba käega parabooliks. Nii. Ja mul ongi joonis tehtud. Nüüd ma näen, et selle parabooli haripunkt ja 0 koht on tegelikult täpselt siin samas kohas, siin keskel, selles punktis 0, 0. Ehk ma saan öelda, et selle parabooli haripunkt on 0, 0 ja 0 koht on 0. Tegelikkuses on see kõikide paraboolidega, millel on ainult ruutliige niimoodi. Et haripunkt on alati punktis 0, 0. Head harjutamist sulle!